Tervist, mä Illar Kohviinaalt ja täna on reede 25. september aastal 2020 ja täna on ilus, soe, vananaiste suveilm. Nii et täitsa hea meel on õues olla. Aga täna helistati mulle ka mingist uuringufirmast ja küsiti, et millist parteid või erakonda ma helistaks Riigikogusse näha tulevastel valimistel. No see oli siuke hea küsimus, et pani päris mõtlema, et parteid ja poliitikud on siuksed kõik, et nagu öeldakse, et iga lits kiidab oma riista, sõnaga, et kõik, kes kiidavad iseennast, et kõik nemad on head ja teised on nagu hullud või halvad, et nagu on need opositsioonid ja koalitsioonid ja sõnaga, et see on ju kõik ühe null ja üks mõttetu asi nagu, vähemalt rahva ja valija silmis. Aga et kedagi siiski valida, et siis tuleb mõelda, et kes on midagi natukene rahvale tasuta pakkunud ja siis tuleb ikkagi välja, et Keskerakond, sest juba aastaid on teatud maakondades on ju ühistranspordis sõit on tasuta, ütleme seal Tartu pool ja seal Mooste kandis näiteks, kui ma olen DJ käinud seal külas käinud ja teise päeval poole kahest nagu sealt Tartu pool sõitnud, siis on saanud tasuta bussiga sõita, kohe bussil silt tasuta. Aga et keda siis nagu valida? Keskerakond nagu selle poolest, et ühistransport on nagu tasuta teatud maakondades. Aga vaata, ma valiks kas selle poolt, et kui mõni erakond, poliitik või partei, mis iganes, või kes iganes, teeks ka tasuta prügiveo. Vaat see oleks väärt asi, et vabariigis peaks olema prügivedu tasuta. Ja miks pärast? Miks peaks olema see tarbija, see loll, kes jääb sundseisu, et tema ostab poest kaupa ja selle kaubaga koos, mis ta ostab, need kaubad on ju pakendatud sellisesse pakendisse, mida ise põletada ei tohi, et see plastik ja kõiksugu värk, et ma ei oska öelda, millest see täpselt on, aga et seda põletada ei tohi ja siis muud üle ei jää, kui sa tarbid selle kauba ära, mis sa poest ostad, siis see pakend jääb järgi ja siis ei olegi muud, kui sa sunnitud võib-olla siis selle mingi prügifirmale ära andma ja siis see prügifirma raibe tahab ju raha saada. Aga tegelikult on nii, et see samune pakend, mida sa põletada ei tohi ja sa pead nagu siis prügifirmalt andma, et prügifirma saab ju selle tarbijatelt selle pakendi, kui kasuliku tooraine saab ju tasuta. Ja selle eest, et ta tasuta saab, selle eest ta peaks ka elanikel tasuta prügi ära viima. Aga et see värk on ju selles Eesti Vabariigis on nii sitasti organiseeritud, ühesõnaga, et kõik on selleks, et kõik pandud nagu omavalitsuste kaela, aga lõpptulemus on, et need rahad ja värgid kõik sinna, nii et lähevad ühte patta, ühesõnaga, et siis saavad need riigikogulased seal oma katuserahasid jagada, mida iganes, et see süsteem on tehtud nii kavalalt ja peenelt, ühesõnaga. Aga mida ma tahan öelda? Tahan öelda seda, et kui leiduks Eestis mõnisugune partei, erakond, poliitik, mis iganes, kes võtaks oma südameasjaks selle, et teeks ka Eestis tasuta prügiveo, vaat siis sellel ma annaks kohe kindlasti kas või 10 või 100 häält. Et see asi peab Eestis saama tehtud nii, et prügivedu peab olema tasuta. Et tarbija on ju maksnud selle kõik juba eelnevalt see prügiveo tegelikult ju kinni sõnaga. Ja vanasti olid ju näiteks leivad, saiad olidki, käis autolavkad ja mis käisid, autolavkal oli järel nii aagis ja selline leivad sõnaga, kus ei olnud mingisugust pakendid ümber, kelle võeti kõik pakendamata leivad ja saiad ja kellelgi mingi probleemi, et häda, et ta pakendamata on. Ja samamoodi näiteks olid tordid pakendatud see oli pappkarbist või paberist, mis ta oli. Et oli ka nii, et kes oli, sõid selle torti ära ja siis said selle paberi või papi, millest pakendatud oli, et said visata ega sahju pliidi alla või põletasid ära ja üldse mingid probleemid sul kätte jääb ja midagi teha ei ole. Nii et aeg oleks seda teed nagu edasi või siis tagasi minna seda teed pidi, et võtta selline asi uuesti kasutusele, et tuleb tooteid pakendada looduse sõbralikult, et tarbijale jääks sellist rämpsu prügi kätte. Et
et tuleks selle peale lihtsalt mõelda ja siis valitsus peaks ka tegema ettekirjutusi nende firmadele, et nad hakkaksid pakendama oma tooteid selliselt, et sellel pakendis pärast mingisugune prügi rahvale kätte jääks ja sõnaga, et sa tast nagu lahti kuidagi teisiti ei saa, kus sa pead prügifirmale andma. Et see prügifirmade ruum on ära lõpetada sõnaga, et tuleb loodusesõbralikult pakendada. Nii et kui on mõni partei, poliitik, erakond, tehke tasuta prügivedu rahvale, et igasugune looduse reostamine, kõik see asi ära jääb. Et kõik see asi seisab seal taga. Jälle, et näiteks, et paljud, ütleme, kes viivad prügilatesse oma prügisid ja värke, siis on ju niimoodi, et on ju igal nende jäätmel või need liigid ja kõigil on oma nimekiri ja kui mõni on niivõrd kallis, et kui sa sinna viid, et sa maksad selle eest, ma ei tea, kuus sissetuleku, mida iganes ära, et see on ju rahva röövimine lausa, nii et selline jama tuleks ära lõpetada. Nii et mõelgem selle asja peale. Nii ütlen mina, Hiljar Kohv Viinavalt.